Tere! Mina olen Laura Kuusemets ja olen tõesti matemaatikahariduse nooremteadur ja töötan samamoodi ka põhikoolis matemaatikaõpetajana. Teadagi on õpetajaamet üks kõige olulisemaid ameteid meil, sest et kui meil ei oleks õpetajaid, siis meil ei oleks ka haritud inimesi ja haritud ühiskonda. Ja veidike tutvustangi teile enda teekonda õpetajaametis ja millised on minu kogemused Ida-Virumaal õpetajana töötamisest. Mis on minu arvamused, miks keegi üldse peaks õpetajaks õppima, miks ei jääda õpetaja tööle ja mis võiksid olla need lahendused, kuidas siis noored üldse õpetaja tööle jääksid. Kui paljudel õpetajatel on alati olnud lapsepõlve unistus, et nendest võiks saada õpetaja, siis minul seda mitte kunagi olnud ei ole. Mul ei olnud ei keskkoolis isegi veel aimdust, et ma tahaksin õpetajaks õppida. Aga ma teadsin või ma tundsin abiturendina, et ma võiksin õppida midagi, mis baseerib matemaatikal. See ei olnud küll kindlasti minu tugevam aine põhikoolis ja gümnaasiumis, aga ma ei pidanud väga palju pingutama selleks, et saada seal positiivseid tulemusi. Kui ma sisseastumise dokumente esitasin, siis kõige viimase koha või kõige viimase avalduse ma paningi reaalained õpetaja ameti või õppekohale. Ma ei pannud seda sellepärast, et ma oleksin tahtnud sinna õppima reaalselt minna, vaid see oli tagavaraplaan ja sinna koha peale tegelikult meelitas mind see stipendium. Aga vaatamata sellele, et ma sain ka enamus teistele õppekohtadele sisse, siis ma valisin selle õpetaja koha. Juba bakalaureuseõpingute lõpus asusin ma Ida-Virumaale tööle, ehk siis suundusin tagasi kodukanti ja alustasin osalise töökoormusega 3. kooliastme õpetajana. Peale bakalaureuseõpinguid läksin otse magistrantuuri ja suundusin edasi kohe ka siis täiskohaga tööle matemaatika ja informaatika õpetajaks. Kui magistrantuur oli läbi, siis ma sain õpetaja lähtetoetuse ja see kindlustas mind veel vähemalt 5 aastaks õpetaja ametikohale. Praeguseks olen ma töötanud või praegult on siis minu 7. õpetaja aasta ja viimased 2 olen ma töötanud siis ühes 2-keelses koolis. Kui selle kooli direktor mulle 2 aastat tagasi helistas ja kutsus mind enda juurde tööle, siis ma mõtlesin, et ta valetab mulle, sest ei ole võimalik, et selline unistuseks teoks. Et õpetada klasse, kus on 10–20 õpilast, sest enamus klassid on ikkagi 24 või enam õpilasega. Ja kuna see on keelekümbluse kool, siis pakuti nende keelekümblusklasside eest veel ka 20% lisatasu. Ilmselgelt ma võtsin selle pakkumise vastu ja ma tunnen siiani, et ma ei ole seda kahetsenud. Mis jättis mind praegult veel Ida-Virumaale on see, et Ida-Virumaale siis tekkis piirkonnatasu, ehk siis Ida-Virumaa õpetajad saavad kõrgemat palka ja kindlasti minu praeguse juhtkonna toetus ja julgustus alustada doktorantuuriõpinguid. Kogu selle virvarri sees olen ma vahepeal jõudnud asutada ka ettevõtte, mille alt ma siis ka matemaatika õpiabitunde pakkusin. Ida-Virumaa võib-olla ei kutsu kõiki enda poole, sest et on jäänud mulje, et see on kuidagi sihuke õudne ja hirmus koht ja seal justkui ei ole mitte midagi teha. Sest tegelikult on see just nimelt vastupidi. Mis mind Ida-Virumaa puhul lummab on see, et muidugi on see minu kodukoht ja ma olen seal üles kasvanud, aga see on keeleliselt ja kultuuriliselt niivõrd mitmekesine. See on väga väljakutsuv, sest et enamus minu õpilased on vene keelt emakeelena kõnelevad õpilased ja see tekitab olukorra, et ma pean tunde väga palju diferentseerima, jälgima, millist sõnavara ma kasutan, kuidas me reegleid ja ülesandeid kirja paneme, ehk siis sõnaliselt seda kõike lihtsustama ja kasutan väga palju enda tundides ka näitlikustamist ja joonistamist, et ülesanded õpilastel paremini selgeks teha. Ida-Virumaa õpetajana on mul väga suur võimalus panustada siis meie piirkonna arengusse ja kogukonna arengusse, õpetada meie lastele eesti keelt, rääkides tundides ainult puhtalt eesti keeles on see neid väga palju edasi arendanud. Olen ka klassijuhataja ja minu klassis on 10 õpilast, nendest kõigil on kodune keel vene keel, mis tähendab ka seda, et enamus lastevanematega suhtlemised tulevad tegelikult vene keeles. Aga see toob nii mind, lapsi kui ka lapsevanemaid väga palju mugavustsoonist välja. Neil on aeg-ajalt väga keeruline eesti keeles mulle selgeks teha, mida nad tahavad mulle öelda, aga ma julgustan neid rahulikult rääkima ja nad on sellega siiamaani väga ilusti ja hakkama saanud. Ida-Virumaa suureks plussiks on meie keskkond.
See on tuntud kui tööstus- ja kaevanduspiirkonnana, aga see annab meile väga palju erinevaid võimalusi. Meil on väga suur turismipiirkond, mis tähendab seda, et meil on väga palju erinevaid puhkamisvõimalusi. Meil on veekeskused, meil on spaad, mis aitavad õpetajatel väga hästi lõõgastuda. Samuti on meil väga hästi arenenud sportimisvõimalused, erinevad tervisespordikeskused. Meil on ka mäesuusakeskus, seikluskeskused, mis annavad võimaluse õpilastega ka koolist väljapoole minna tunde läbi viima. Tänu suurele rahvuspargile on meil sood, järved, meri, meil on jõed, mis annavad võimaluse teha erinevaid projektõppeid klassist väljaspool. Ja nagu näha pildi pealt, siis ka liikumisõpetuse tunde, näiteks Kiviõli seikluskeskuse mäel. Ja kujutage ette seda laste tagasisidet peale 3 tundi mäel olla, kui mõnus ja lahe päev neil oli. Meil on tööstus- ja kaevanduspiirkond, mis tähendab seda, et meil on ka näiteks Kiviõli Tuhamäe kõrval ka Aidu veespordikeskus, mis on tekkinud just tänu kaevandamistele. Meil on kaevandusmuuseum, meil on näiteks Kreenholm ja meil on väga palju toodud juurde ka erinevaid kunsti- ja kultuuriüritusi just nendesse piirkondadesse. Miks aga peaks keegi üldse õpetajaks õppima? No riiklikult me ju teame seda või mida meile reklaamitakse kõige rohkem, on need 3 põhilist asja. Lühendatud tööaeg, 56 päeva puhkust ja kindel töötasu. Tegelikult on need 3 asja ühed kõige väiksemad asjad, mis selle õpetaja töö puhul olulised on. Kui ma õppisin õpetaja kutset, siis ma sain aru, miks seda mulle tegelikult vaja oli. Kõik see psühholoogia ja pedagoogika, mida ma sealt sain, on aidanud mul inimesena elus palju paremini hakkama saada. Kõik see suhtlemisoskus, lastega toimetulek, see on olnud palju edasiviim kui lihtsalt, ma arvan, mõnes muus erialal õppides. Kui ma keskkoolis õppisin, siis ma mõtlesin õpetajaameti peale, et see on üks mõttetult nõme ja lüksluine. Iga aasta sa teed täpselt seda ühte sama asja, sest tegelikult see nii ei ole. Mul ei ole 7 aasta jooksul olnud mitte ühtegi aastat, kus ma täpselt samasuguseid asju teeksin. Õpetaja on pidevalt õppimises, maailm ja tehnoloogia areneb ja õpetaja peab selle kõigega kaasas käima. Ja me toome seda kõike, neid uusi tehnikaid, digimaailmad ja õpetamise meetodid endale tundidesse, et muuta tunde huvitavamaks. Kahjuks on matemaatika selline aine, mis ei ole väga meelisaine õpilastele, sest et ta on oma loomult juba raske. Ja see tekitab ka võib-olla sellise eelarvamuse õpetajate osas, et matemaatikaõpetaja on üks nõmekuri ja üldse vastik. Ma olen püüdnud oma tundides teha selgeks, et õpetada matemaatikat pehmemalt ja proovida sellele läheneda võib-olla natuke ka mängulisemalt, tehes erinevaid mängulisi töölehti, ka näiteks värvimislehti, mis õpilasi tegelikult palju rohkem arendab. Mis minu jaoks on väga edasiviiv, on tagasiside, mida ma oma endistelt õpilastelt saan. Kui minu juurde tuleb eelmise aasta õpilane, ütleb, et ma oleksin võinud neid hakata õpetama varem, sest minuga ta sai palju paremini aru ja ta tegi eksami positiivsele tulemuse tänu sellele, et mina teda õpetasin, siis see pakub väga head rahulolutunnet. Kuna ma olen ka klassijuhataja, siis ma tahan oma õpilastele pakkuda vahvaid elamusi. Me teeme erinevaid üritusi koos, me peame sünnipäevasid koos, sööme torti, meisterdame ja kaunistame klassi. Aga ma tahan alati neile pakkuda midagi veel. Ehk siis ma teen neile aeg-ajalt mingeid väikseid üllatusi, näiteks ka jõulusokid ja mängin neile väikest päkapikku. Aga seda kõike ma saan ju tagasi. Et kui ma saan ürituse lõpus neid positiivse tagasiside, et neil on olnud vahva, siis see jällegi täidab minu tassi ja see on minu jaoks edasiviiv. Miks aga noored koolitööle ei jää? Alles hiljuti oli õpetajate lehes artikkel, kui palju on reservis olevaid õpetajaid. Ja mis need põhjused on, miks nad koolitööle ei jää? Meil on ju pakutud 3 kõige olulisemat asja. Lühendatud tööaeg, pikk puhkus ja kindel palk. Siis võib-olla nende 3 asja taga ongi see üks põhjuseid. Aga see on kõik minu arvates, mida mina olen oma õpetajatöös võib-olla tundnud ja läbi elanud. Õpetaja tööaeg. Kui oleks õpetaja tööaeg ainult see, et ma lähen klassi ette, annan tunni ära ja oleks kõik, siis oleks ju lust ja lillepidu. On 2 asja, mis võib-olla koolis mitte töötavale inimesele silma jääb, on see, et õpetaja peab tunnid ette valmistama, et üldse tundi minna. Ja tööde tagasisidestamine, ehk siis nende mõttes tööde parandamine, vigade väljatoomine, punktide pealemärkimine, hinda siis e-süsteemi sisestamine.
kui ma tahan teha huvitavaid ja ägedaid tunde, siis nende ettevalmistamine võtab meeletult palju aega. Ja selleks, et õpilane saaks oma tehtud töö eest tagasisidet, mis oleks tema jaoks ka edasiviiv, siis see tagasiside ei ole lihtsalt vigade märkimine, punktide pealepanemine, vaid töös tuleb lahti kirjutada, mis oli hästi ja mida ta peab veel arendama. Ja see kõik tuleks sisestada alati ka e-päevikus, et lapsevanemal oleks olemas info, kuidas tema lapsel päriselt läheb. Sest et punktid ja hinna ei ole alati siis ülevaatlikud. Tegelikult tööde tagasisidestamisega on ka see probleem, et õpetajad ei jõua neid teha üldtöö ajal ära. Mis tähendab seda, et me võtame õpetajatena tööd kodu kaasa, et kodus need tööd ära parandada. Aga see tähendab seda, et me võtame selle oma pere, oma heaolu, oma tervise, füüsilise ja vaimse tervise arvelt. Ehk siis me lõhume iseennast. Mis aga välja ei paista, on taustaülesanded, mida õpetajad peavad tegema. Kõik see dokumentatsioon, koolis korra ja turvalisuse tagamine, seda paljudele silma ei jää. Kui klassis on erivajadustega õpilane või üliandekad, tuleb neile eraldi tunnid ära siis üles ehitada, ka nii, et ma jõuaksin ka teiste õpilastega tegeleda tundides. Ma loodan, et üheski koolis ei nõuta enam selliseid asju nagu tunnikavad, et õpetaja peaks konkreetselt esitama, mida ta mingis tunnis teeb. On olemas ainekavad ja ainekaardid, mis siis trimestri või õppeaasta jooksul näitaksid ära, mida me tahame õpiväljunditena saavutada. Aga me peame arvestama ka muude koolidokumentidega, arengukavad, kõik muud, mis reguleerivad kooli korda, kodukord, hindamisjuhend. Õpetajad peavad ka nende arengusse panustama. Klassijuhatajana ma pean tagama selle, et minu lapsed oleksid hoitud, neil oleks kõik asjad korras, ma pean jälgima nende tegemisi, nendega vestlema, aga üheks kõige suuremaks võib-olla asjaks on arenguvestlused. Need võtavad väga palju aega. Tõesti, mul on õnneks 10 õpilast, mis tähendab ka 10 arenguvestlust, aga kui klassis on 24 õpilast, arenguvestlused tuleb üldjuhul läbi viia tööpäeva lõpus, sest et lastevanematel ei ole lihtsalt võimalust koolipäeva ajal tulla. Nüüd see puhkus 56 päeva on ju võrratu, aga õpetajad saavad üldjuhul selle välja võtta suveperioodil, ehk siis üldjuhul kollektiivpuhkus. Seda, et õpetaja saaks minna keset õppetööd kuskile puhkama, seda võimalust üldjuhul ei anta. Ja kui antakse, siis need puhkusepäevad tuleb õpetajal ju ette valmistada. Ehk siis keegi peab õpetaja asemel minema sinna tundi ja tund peab olema või materjal niimoodi ette valmistatud, et õpilased saaksid iseseisvalt sellega hakkama. Mis tähendab aga seda, et tundide ettevalmistamine on kordades mahukam, ajamahukam kui tavaliste tundide ettevalmistamine. Ja see on jällegi õpetaja jaoks koormav. Selleks, et puhata, pead sa tegema põhimõtteliselt topelttööd. Õpetajate palk, see on väga suure meediakajastuse all praegu, eriti peale õpetajate streiki. Ja me saavutasime sellega ainult 17 eurot lisaraha, mis on tegelikult justkui naeruväärne. Arvestades seda, et õpetajaks saamiseks peab omandama magistrikraadi ehk siis sellega kaasnevad õpetaja kutset, siis minu hinnangul ei ole see noorte jaoks kooli kutsuv. See ei ole see palk, mida üks magistrikraadiga inimene saada tahaks. Ja karjäärivõimalused. Kui me võtame näiteks erasektori, siis seal on meil karjäärivõimalus tunduvalt suuremad kui õpetaja ametikohal. Kuhu õpetaja võib oma ametiredelil veel ronida? Kui ta teeb rohkem või paremat tööd, see ei anna talle kõrgemat palka. Talle võimalus võib-olla pürgida õppejuhiks või direktoriks, aga kui paljud meie õpetajad seda reaalselt tahaksid? Jah, me võime teha erinevaid MTÜ-sid, kus me koolitame võib-olla ka kooliväliseid inimesi, pakume veel erinevaid võimalusi, aga see on ikkagi õpetamisega seotud. Mis minu jaoks on võib-olla see, mis mind koolis kõige rohkem ära peletab, on see, kuidas õpetajatesse suhtutakse. Kui varasemalt oli õpetaja autoriteet, siis ma tunnen, et enam seda ei ole. Õpetaja on justkui klienditeenindaja, kes peab õpilastele kõik ette kandma. Lapsevanem tuleb, näitab mulle näpuga, et talle see hinna ei sobi, ma pean selle ära parandama või tuleb mulle õpetama, kuidas mina peaksin töid parandama, hindama või tunde üldse läbi viima. Mul tekib tunne, et õpetajal ei ole õigusi, aga tal on ainult kohustused ja õpilasel vastupidi. On õigused, aga me kunagi ei räägi sellest, mis on õpilase kohustused. Ehk siis praegult on see minu silmis läinud veidike vastuollu.
Ja ma arvan, et see võib olla ka väga paljude nende reservis olevate inimeste põhiprobleem, miks nad ei taha koolis enam õpetada. Nagu ma ennem välja tõin, siis puhkusele minnes tuleb tunnid asendada. Aga selleks, et keegi saaks minna tunde asendama, tuleb need korrektselt ette valmistada nii, et õpetaja saaks või asendusõpetaja saaks sellega hakkama. Kui õpetaja peab minema üksnes kõik, mis põhjusel koolimajast ära, olgu see mõni koolitus, olgu see õppiva õpetaja jaoks õppepuhkus, siis ta peab tegema topelttööd. Ja kujutage nüüd ette, kui õpetaja peab minema arstile ja tal ei ole võimalik võtta tervisepäevi ja peab võtma palgata puhkuse, siis ta peab ka need tunnid ette valmistama. Ta teeb topelttööd, aga palka ta selle eest näiteks ei saa. See on üks valus teema. Ja ma tahakski siit tuua välja selle mõtte, et me peaksime või võiksime normaliseerida õpetaja puhkamise ja väärtustada õpetajate tervist ja heaolu, et õpetajad ei peaks õpilaste õppeedukuse nimel ohverdama oma pere, oma tervist ja oma heaolu. Aga mida me võiksime siis teha, et üks õpetaja tööle jääks? Siin on väga palju erinevaid mõtteid mul. Esiteks, millele me peaksime keskenduma, on see, et see õpetaja töökeskkond oleks hooliv. See tähendab seda, et kooli juhtkond ja tugisüsteem oleks toimiv ja toetav. Kui õpetaja saab pea iga päev juhtkonnalt ainult negatiivset tagasisidet, siis see ei ole edasiviiv. Olen olnud selles olukorras ja ütlesin sellele koolijuhile, ma ei tule siia kooli mitte kunagi enam tagasi. Ja isegi kui nad on mind kutsunud, siis ma olen neile seda meelde tuletanud. See oli minu esimene õpetaja aasta ja ma mõtlesin, ma ei taha seda mitte kunagi teha. Õnneks on järgnevad aastad olnud kõik veidike positiivsemad ja ma praegu tunnen, et juhtkond on mind toetav ja minu selja taga ükstaskõik, millised probleemid mul ka koolis ei oleks. Kui me räägime tugisüsteemist, siis tugisüsteem on ülioluline õpetajale erinevate lastega toimetulekul. Olgu see siis probleemne oma käitumise poolest või olgu see erivajadusega laps. Kui koolis on toimiv tugisüsteem, siis on õpetajal lihtsam oma tööd teha. Ja toimiva tugisüsteemi hulka peaksid kuuluma nii psühholoog, mida väga paljudes koolides ei ole, sest et meil koolipsühholooge on meeletult vähe, sotsiaalpedagoogid ja HEV-koordinaatorid. Ja see tähendab ka seda, et kui õpetaja pöördub tugispetsialistide poole probleemiga, siis nad peavad teda aitama, mitte ütlema, et sa pead sellega ise hakkama saama, sest et sa oled selleks välja koolitatud või sul peaks selleks pädevus olema. Peale vaimse toetuse on oluline ka see, millises keskkonnas see õpetaja töötab. Me ei räägi ainult puhkevõimalustest, milline võiks olla õpetajate puhkeruumid, millega varustatud, et õpetajal oleks võimalik näiteks töö ajal võtta aega ja süüa, mida mina näiteks väga palju oma tundide vahel ei jõua teha. Aga ma räägin ka töövahenditest. Mul on olnud kogemus, kus ma pean ise ostma pabereid, näiteks et printida. Aga mul on olnud ka selline kogemus, kus ma ütlen, et mul oleks vaja vot sellist või mulle meeldib vot selline punane või sinine pastakas ja järgmisel päeval on mul see olemas. Ja see näitab seda, kui palju kool väärtustab seda õpetajat. Õpetaja töövahendite hulka kuuluvad kindlasti ka head tahvlid, head kirjutusvahendid, head toolid ja lauad, kus oleks õpilastel mugav ja ka see näiteks selline võimalus, et me saaksime neid klassiruume mugavalt ümber tõsta erinevateks rühmatöödeks ja paaristöödeks. Kui me räägime veel digiseadmetest, siis kõik digiseadmed, millega õpetajad peavad tööd tegema. Õpetajad peavad täitma e-päevikuid, näitama näiteks slaide, videoid selleks, et õppetund oleks huvitavam. Aga kui töötavaid digiseadmeid ei ole, näiteks kõige lihtsamat arvutit, projektorit, siis ei saa seda huvitavat ja toimivat tundi läbi viia. Digiseadmed peaksid olema ka sellised, siis näiteks arvutid, tahvelarvutid, et me saaksime viia tundides läbi juba nii nagu eelpool mainitud, siis digitunde. Et meil oleks või et me saaksime arendada õpilaste digipädevusi. Praegult ma tunnen, et ma ei jõua seda oma tundides piisavalt palju teha, aga kindlasti on matemaatika see aine, kus me võiksime selle informaatikaga liita. Viimasena ma tooksin välja palk, koorumus ja vastutuse tasakaalu. Sest ma tunnen, et see ei ole omavahel võib-olla päris sellises tasakaalus. Arvestades, milline vastutus on ühel õpetajal nende laste tuleviku ja hariduse eest,
siis ma näen, et see palk meil Eestis ei ole sellega võrdväärne. Koormusest ma juba rääkisin. Meil ei ole küll Eestis läbi viidud uuringut, kui palju oleks reaalselt õpetajate tööaeg, ehk siis tööaja kaardistamist. Aga ma arvan, et see uuringud võiks läbi viia ja ma arvan, et seal oleks väga huvitavaid ja seinast seina tulemusi. Sest ka näiteks vaheaegadel õpetajad enamjaolt parandavad oma õpilaste töid. See ei ole nende jaoks justkui puhkus, kuigi enamus inimesi arvab, et vaheaeg tähendab õpetaja jaoks puhkust. Ei ole. Kui me räägime töökoormuse jaotamisest, siis see tähendab seda, et kõik need taustülesanded, mis õpetajatel on, tuleks ära jagada. Ja nii nagu Haridustöötajate Liit ja ministeerium on peale streiki rääkinud, siis ma loodan, et see karjäärimudel tuleb reaalselt toimiv ja selline, mis vähendaks õpetajate töömahtu. Koormuse juurde tagasi tulles, siis ma arvan, et õpetajate normaalkoormust ehk siis kontakttundide arvu tuleks vähendada selle eesmärgiga, et õpetajad jõuaksid tööd siis sisukamalt tagasisidestada. Võimaldaks aega enese reflekteerimiseks ja ka õpilastega reflekteerimisoskuse arendamist. Sest et kui me seda kõike teeme, siis me tagame keskkonna, mis on õpilastele mõnus ja mugav, nad areneksid ja kui kooli tugisüsteem on toimiv, siis ma lõpetaksin siinkohal mõttega, et kui kool on toetav ja hooliv, siis see noor, kes on kunagi läinud koolist ära, on nõus sellesse kooli tagasi tulema. Aitäh! Aitäh, Laura! Mulle meeldis su ettekande juures see, et sa alustasid, et kõik õpetaja elu tunduks väga lilleline, et on seikluspargid ja spaad ja asjad, aga siis tuli välja, et ikka päris nii ilus see elu ei ole. Jah, ma praegult olen sellise hoiaku võtnud, et mina tööd koju kaasa ei võta. Kõik asjad tuleb jätta tööaja sisse ja kuna ma ka õpin, siis ma võimalikult vähe üritan teha töid, mida ma peaks tagasisidestama, vaid me üritame tunni siis anda juba selle tagasiside. Näiteks ka see, et kui õpilased käivad tahvli peale ülesanded lahendamas, siis mina saan tagasiside, kas nad oskavad, nemad saavad tagasiside ja siis meil jääb rohkem lust ja lillepeoks aega. Selge. Viimane küsimus, et sa rääkisid väga, et kool toetab sinu doktorantuuriõpinguid, aga kuidas doktorantuuris õppimine toetab sinu õpetamistööd? Minu doktorantuuri teema käsitleb arvutihinnatavate testide uurimist ja me loodame sellega jõuda selleni, et me saame toimiva siis ülesannete panga, et vähendada selle arvelt õpetajate töökoormust, sest ma näen, et meil ei ole sellist matemaatikaõpetajate jaoks, et me saaksime võtta lihtsalt selle töö, teha ta arvutihinnatavalt ära, et õpetaja ei peaks andma sisulist tagasisidet. Nii et sinu sõnum on minna ikkagi õpetajaks ja tulla ka doktorantuuri, et teha õpetaja elu paremaks. Kindlasti. Aitäh sulle, Laura! Aitäh.